Mihkel, kui ma ütlen sulle Rimi, siis mis sulle esimesena pähe tuleb? Värske toit, vähe pakendit. Täna saame teada, kui värske see toit on. Lähme Rimisse tööle. Lähme. Minu kõrval on Siim, kes aitab mul täna avastada iseteeninduskassa maailma. Ja minu kõrval on Kaie. Kaie, millega sina Rimis tegeled? Ma olen Rimis mentorkoolitaja ja muidugi loomulikult ma oskan teha pitsasid ja täna me lähemegi teeme sinuga koos pitsat ja õpetan selle sulle selgeks. Aga lähmegi siis pitsat tegema? Jaa, lähme. Minu suurim küsimus on see, iseteeninduskassa tundub maailma kõige lihtsam töö. Kas see tegelikult on nii või tegelikult ei ole nii? See on suhteliselt lihtne. See on omad asjad, mida ära õppida kindlasti, aga lõppkokkuvõttes eesmärk on ikkagi hoida see töö ja ala sujuvalt edasi liikuv klientide jaoks. Lähme hakkame kuskilt otsast pihta. Davai, lähme. Kaie, mina olen väga suur pitsasõber ja kõik vist teavad, et Rimis on ühed parimad pitsad. Kui palju te üldse päevas pitsasid teete? Jaa, sul on täiesti õigus. Rimi teeb Eesti parimat pitsat ja meil on sortimendis praegu 11 pitsat. Alustamegi siis pitsategu täiesti nullist, et me oleme jõudnud siia kohta, kus saab pitsa alguse ja siin meil keerleb tainas, nagu ma näen sees. Jaa, et me oleme Hüperrimis ja Hüperrimis me teeme siis pitsat täiesti tainast alustades. Toorained lähevad siia sisse ja siin ta siis keerleb ja kuskil 6 minutit siis tainas on valmis. Ma ei ole jõudnud veel randmeid soojakski teha, kui juba on punane tuli. Davai, aga lähme nüüd on meil... Räägi, mis nüüd siis tuleb teha? Tere! Nii, esimene asi on... Tere! Esimene asi on kaalu erinevus. Nii. Me ära selgitame, et mis see kaalu erinevus on. Kas sa oled söönud ära siit mõned krõpsud juba? Avastasime, mis see viga on. Viga on selles, et ta on löönud 6 pakka asemel kogemata ühe. Ma lihtsalt küsin nagu vahel, kas ma peaksin dokumentiga küsima? Muidugi. Dokumendi küsimine on väga kõige olulisem asi selle juures. Ma saan, et iseteeninduskassas tuleb olla ka lisaks kõigele väga hea arvutaja, sellepärast et no ma eeldan, ma ei suuda arvutada nii kiirelt, aga ma arvan, et see on... Siin ei tohi arvata, siin peab kindel olema, kindel 97. No see vist... Mul on täiesti, ma olen lukus praegust, ma ei saa. Praegu peaks olema 2000 pluss arvutada. Jaa, kõik sellega ma arvutaksin su kindlasti palju nooremaks, kui sa päriselt oled. Tainas on valmis, nüüd tuleb see tainas siit välja võtta. Tuleb kätte saada. Nii, ole lahke. Aga pole probleemi. Anna siis see osa mulle, võtta sealt see kõik ka välja. Aga see ei olegi nii keeruline, kui tundub. Nii, aga nüüd lähme siis lõikame need pätsideks. Nii, ja nüüd läheb ta siia peale. Tõmba siis peale ja siis me võtame nüüd need pallikesed siit välja. Näe. Opa, panen selle siia peale, resti peale. Jaa. Opa. Ja kas ühest sellisest pallist saab üks pitsa? Just nii. See tundub uskumatu mulle. Et see on 300 grammi, mis meil täpselt pitsa jaoks vaja on. No Kaie, mina ei ole varem pitsat teinud, ei ole ma mingi pitsameister, nagu ma aru saan, siis Rimis ei olegi, see ei ole oluline. Et praegu õpin, kõik õpetatakse koha peal selgeks. Jaa, sul on täiesti õigus. Me võtame kõiki tööle, kes aga ise tahavad ja initsiatiivi üles näitavad ja kes on võimelised kõik õppima. Sul ei pea olema mingisugust kokkaharidust, pitsapoisi haridust, vaid kõik me õpetame selgeks. Vot enne nendest pallidest ma ei saanud aru, et võiks pitsa tulla, aga sellisest lapikust juba hakkab kuju võtma juba. Sellega sõidame siis päris pitsa osakonda. Aitäh teile! Aitäh! Kas sa kogu aeg nagu silmaga kogu aeg monitoorid, et kus punane tuli läheb põlema, sinna sa siis tõttad? Jaa, üks asi on siit ise jälgides, teine asi on veel, saad jälgida siit puldi pealt. Et kui ta annab sulle kas kollast või punast tooni, siis sa pead järelikult midagi tegema. Number 6 põleb punane tuli. Jah, aga nüüd läks kõik korda. Aga siis nagu põhimõtteliselt iseteeninduskassas töötaja on selle nagu ala siuke nagu peremees või kaldkriips perenaine? Väga õigesti öeldud, väga hästi öeldud. Kas ma peremehena peaksin näiteks hoolitsema siukse asjast, et võtan siit ära mingid tšeki, mis on jäänud, sätin paika väikse šokolaadi? Väga õige. See juba sobib väga hästi selleks, sul on juba nagu annet sellele. Ma tänan, et mul on annet. Et tuled Rimisse tööle ära, jah? Tulen Rimisse tööle ära. Aga mis see praegust mingi kõlin käib kuskil, mis see on? See on seotud puldikassade alaga. Okei. Nii, Taavet, kas oled valmis? Olen valmis, teeme ära. Pann tuleb kõigepealt siis õliga ära katta, üleni ääred ka ilusti. Tee teine pann ka kohe, paneme kohe 2 pitsat valmis. Nii, aga nüüd sul on tainas. Nüüd ta tuleb siia panni peale ikkagi niimoodi laiali panna, et natukene ääred ka üles, et sul on terve põhi kaetud.
ja kindlasti tekib sul küsimus, et mida nüüd sinna peale panna. Täpselt. Ja kui palju näed, siin on kenasti ka kõik toorained kirjas ja täpselt selles järjekorras, nagu siin on, selles järjekorras tuleb panna. Krevetipitsa on pitsapõhi hele, see Ja, on siin. ja. Nii, ops. Süvamere karneel. Ehk siis need on krevetid, ma arvan. Just. Silma järgi ma umbes tean, palju on 150, aga ma panen 250. Sina pead võtma siis nagu selle fetaki juustusid. Kas ma võin siit otse murda ka? Vaatame, siin on natukene nuga ka. Noh, Aga sa võid ka murda, juba tuleb. täitsa tükid sinna peale ja katsu siis 1/4 sealt ära jagada. Jah, riivjuust. Ja, vaata, kus sa juustu leiad. Rimi pitsad ikkagi on juustused, et siin ei Ja. koonerdata. Lükkame siis pitsa ahju. No siit siis ootame Eesti parimaid pitsasid. Otse loomulikult. tere! tervist! Ma pean teie kontrolli tegema. Nüüd on Nii, vajuta aluste kontrolli. okei, nii. Ja nüüd? Lihtsalt piiksutan siit. Täpselt. Nii, kas te ütlete mulle ka mitu asja ma pean 3 tegema? toodet. Siis on üks veel. Oi, pagan, kui ma topelt kontrolli tooteid. Aga mis siis juhtub, kui ma praegust vussi väljult keerasin? Vussi keerata ei saa väga. Ei saa või? Jah, selles suhtes, et kui Kontroll vussi lõpetas. keerad, siis parandame ära. Kontroll lõpetatud, ei ole kõrvale kaldud. Kas nad on mingi preemia ka välja teeninud teie poolt? Jaa. Ma väga loodan, et teile maitsevad pähklid seemnetega. Või seemned pähklitega, ma ei tea, kui nüüd on. Nii, aitäh teile. Väga super ju. Näed, saab ju teha igast värki. Nalja saab, inimestega saab suhelda. Jaa, see Vahepeal on. kuuleb mingit anomaalseid piikse jälle, aga see on vist mu enda kõrva error. Kuidas sulle see praegune esmamulje on sellest tööst? Eelnev mulje on ikkagi nagu väga petlik selles suhtes, et kui arvad, et iseteeninduskassas on niisugune põlve kõlgutamine ja sudoku lahendamine, siis see vist päris nii lihtne ei ole. Mulle tundub, et selle krevetipitsa võib nüüd ahjust välja võtta. Nii, võtame ta välja. Ma pean ütlema, et ma ei ole sellist pitsalabidat midagi kunagi kasutanud. Võta sealt tangid ka, et sa saaks Aga- tangidega toetada, muidu ta jookseb sul minema või õnnestub sul sellega siia jõuda. Ega ma ei ole mingi papist poiss. See vist tahab natuke veel. Ops. Natuke rukolaad. Nii. Tuleb öelda, et need pitsad näevad tõesti isuäratavad välja ja ma soovin head isu neile tulevastele klientidele, kes need endale saavad. Ma tahaks sind tänada meeldiva päeva eest ja selle eest, et näitasid mulle, kuidas tehakse Eesti parimat pitsat. Ja ole lahke, ma võtan su hea meelega tööle. Võib-olla tulen homme tagasi. Ennem kui ma su ära lasen ja ise ka minema lähen, kas sa täidad mul ühe mu eluunistuse? Nii. Kas sa lubad mul minna sinna külmkappi, kus on piimad? Davai, lähme teeme ära. Kindlasti saame. See on seal, eks ju? Jah, lähme Okei. siit. Ma lähen panen ära ühe piima, siis ma saan öelda, et see on tehtud. No võta siit kohe üks piimapakk ja Nii. palun. Panen piima ära, niimoodi. Hästi. Ja siis ma lihtsalt tahan minna siia, vaadata korraks siit vahelt välja, lüüa ära oma pea ja konstateerida fakti, et ma olen täitnud tänu Rimile ühe oma suurtest eluunistustest. Aitäh sulle, Siim! Ma lasen sul nüüd minema, ma jään siia piimakappi nüüd külmetama. Mulle väga meeldib. Aitäh. Aga edu sulle. Ma loodan, et näeme Rimis. Me näeme Rimis. Aitäh sulle! Tšau. Taavet, päev on õhtus, su nägu on rõõmu täis, kuidas läks? Mihkel, mul oli üks elu lahedamaid tööpäevi. Ma tegin maailma parimat pitsat, nägin, et Rimi kollektiiv on metsikult sõbralik, siin võib töötada hoolimata vanusest, kogemusest. Mis sinu emotsioonid on? Ma olen sügavalt alahinnanud iseteeninduskassa inimeste tööd, inimesed supergiftid, tegemist küllaga ja kõigile. Sellised emotsioonid seekord. Poisid proovivad järgmine kord juba uusi asju. Nägemiseni!